tere ja mul ongi 1,5 tundi aega, et teile jagada spirituaalseid uudiseid ja seekord ei tule seegi nii väga kanaldusena. No kanaldusena ka, aga võiks teha mu uute kaartidega. Nii et võiks vaadata astrokaartidega, kes tahab läbi tulla täpsemalt. Kellel on hetkel kollektiivile sõnum? Üldkollektiivile sõnum. Vaatame. Midagi tähtsat on vaja edastada kellelegi seoses millegiga. Jaa, 2 kaarti. Tuleb läbi 5. maja ja Merkuur. Tuleb läbi lõvi ja mingi kõnelemine tõepoolest. Mingit rõõmu tahetakse väljendada. Mingit mängulisust, mingit rõõmu. Tulevad läbi tuleelemendid jäär ja lõvi. Jäär ja lõvi tahavad midagi edastada, midagi, mis on mänguline. 5. maja on selline sisemise lapsega seoses, mängulisus, kõik sellised toredad teemad. Kirg elu vastu, tegelikult tuleelement on väga kirglik, eks ju. Ja loominguline ja mänguline. Nii, vaatame siis, mis täpsemalt on siin uudistes kollektiivile neil öelda siis, neil aspektidel. Muide, mul on täna kaugseanss Eesti-Holland, Holland-Eesti, väliseestlasega. Nii, et kui ka sinul on mingi teema õhus, aga sa oled kas teises maailma otsas või teises Eestimaa otsas, mina olen siis Tallinna kesklinnas, siis alati on võimalik kiireloomulised teemad ka kaugseanssiga väga edukalt lahendada nii-öelda. Olgu. Okei. Väga huvitavad energiat, ma isegi praegu veel ei räägi. Natuke salapärased energiad, huvitavad energiad. Siin on palju emotsioone, nagu tuleelemendil. Tegelikult nad on emotsionaalsed. Minu jaoks on nad emotsionaalsed, aga võtame ka ruumikaardid, minu uued kaardid. Mis on sõnum? Mis on põhisõnum nendele, kui võtta 1 kaardiga, 1-2 kaardiga kokkuvõtlikult, mis on nende sõnum? Sain aru, mis suunas nad soovivad oma sõnumit edastada, ennast väljendada, kuid mis on nende põhisõnum, nende kõigem sõnum praegu? See ja see. Vau. No ruumi mulle üldse meeldib, eks ju, ruumi mind väga kõnetab. Tema, kõik, mis ta teeb, eks ju. Ma olen ruumikaarte nii kaua endale soovinud ja nüüd mul on see võimalus teiega jagada. Nii tore. Esimesena tuli välja The Angel of Raspar. Vaadake isegi neid värve ja tahetakse öelda, et sa oled kaitse all. Oled kaitse all. Sinu anded on kaitse all. Sa oled väga kõrge kaitse all. Igast ilmakaarest. Oled väga väärtuslik. Oled õitsev. Oled särav.
Kas tuleelement tahab seda öelda või ta ise tunneb ennast hetkel nii? Mõlemad variandid, see on üldkollektiivne lugemine, on siin hinnas. You who show the way. Sina, kes sa näitad teed. Majakas, keset tormist merd. Vau, siin on nagu väga suur ülistus, sellepärast, et siin tuleb tegelikult ka, et Christ seed, eks ju. Sa oled oma kõrgema minaga kontakti saanud ja one tegelikult ongi tegelikult alanud 2026 aasta number 1 joondumine, et tuleelementidel võib olla siin mingi see ja nad tahavad ka teisi sütitada seda, et you who show the way. Ma näen, et siin on see, et tuleelemendid ise tunnevad nii, nad on seda saavutanud. Nad on selle üle tänulikud ja rõõmsad ja nad tahavad seda väljendada või märgata ka teistes ja väljendada, kui nad märkavad kelleski seda. Ma näen pigem niipidi, mis on armas. Vau, kui võimsad sõnumid. Ja ruumikaardid täitsa kõnetavad. Ehk see mängulisus ja kirg ongi tulnud sellest, et on saadud ühendust oma vaba sisemise lapsega, oma jumalike mees- ja naisenergiate aspektiga ehk endaga kui tervikuga. Ja tuntakse ennast kaitstuna, hoituna, juhendatuna, säravana ja märgatakse ka teistes seda. Et ma näen, et siin on kadeduse vastane energia ehk siis täiesti väljendatakse rõõmu selle üle, koos rõõmu. Et on mingi peegeldusena on see tekkinud, mingi taipamisena on see tekkinud, mingi enesearmastuse teekonnaga on see tekkinud. Keegi on siin hinge pimeda öö läbinud, näitab. Ja see on olnud väga käänuline ja on olnud lootusrikas ja tõde ja õiglus on esile torganud nüüd. Nad tunnevad seda, et mingi pöördepunkt on. Ollakse taas sünnis. Ehk siis mul on ka siin Egiptuse jumalate kaardid. On oldud hinge pimedas öös. On oldud läbi selle väga lootusrikas. On tekkinud taas sünd, ärkamine, spirituaalne ärkamine läbi tõe ja õigluse. Nii-öelda on leitud ka omal tiivad. Enda tiivad samamoodi, aga siin on ka kaitseinglite täiesti suur kaitse. Resourcefulness tuleb läbi mitmes kohas. Näitan ka kaartisid. Resourcefulness tuleb siin läbi ja tuleb ka teistes kaartides. Nüüd ma hakkan pilti rohkem paremini kokku panema. Mõistan. Vaata, siin on ka hinge pimeda öö niukene nagu, aga sind on alati saatnud see ja ma tunnen, et sa tead, et sinu kaitseinglid on alati olnud sinu läheduses, kui sa oled seda kogu aeg, kui sa oled seda läbinud, sa oled nagu tundnud seda. Ja sul on nagu mingi taipamine sellega, vau, kuidas erinevad kaardid kõnetavad, väga tore. Kui ilus. Ja sa tunned, ma kohe teen ruumi siin, sa tunned tingimusteta armastust oma kaitseinglite poolt ja siin on ka taaskord, mis sa oled võib-olla varem olnud väga mõistuses, aga sa oled ikkagi selline inimene, kes on mõistuses, siis ta tegelikult on ka hingega heas kontaktis, et sa ei ole ainult mõistuse inimene. Sa oled saanud mingeid tagasi peegeldusi ja sa oled nagu teinud ise, käinud enesearengu teekonnal, saanud mingeid tagasi peegeldusi ja mõned tagasi peegeldused ei ole sul olnud võib-olla mokka mööda, aga sa oled selle vastu võtnud, sellega leppinud, et endaga väga aus olnud ja läbi selle on see nagu ka teatud mõttes vabanenud, et see
sa teadlikult, tahtlikult oled mõistnud selle, vabastanud selle ja see nagu ei jää korduma sinu elus. Et sa oled endaga väga aus olnud ja teistega väga aus olnud selles suhtes ja seda väga hinnatakse. Ma ei tea, ma midagi näen siin, et oleks nagu mingi kiri, cutting cords, mingi, kas kellelgi on hirm sellega seoses või on mingi lõpp millegiga seoses tehtud. Mingid muutused. Ja mingid strateegiad on siin olnud, mis liiga nagu, ma ei tea, keegi on midagi kiirustanud siin ja tuntakse nagu selle üle ka kahetsust, et on püütud nagu rakulgaga läbi elu minna, kiirteid, hüppeliselt. Tundetakse selles üle kahetsust, aga ollakse nagu romantiliselt meelestatud roosis. Pühendumus, sõprus, igatsus, mingi suvi. Sa oled oma sisemise lapsega heas kontaktis. Ja jälle tuleb läbi ikkagi läbi selle, et sa oled vabastanud, teinud mingit varjutööd, ma isegi ütleks. Siis sa on vabastanud mingid ressursid sinu jaoks ja sul on parem teha koostööd edasi. Ja su sisemine laps on väga päikeseline, väga rõõmus, väga rahul olev, ta tunneb hoolituna, armastatuna ennast. Ta tunneb mitte ainult, ta tunneb nii emotsionaalset, füüsilist kui ka intellektuaalset nii-öelda ja spirituaalset kohalolu, hoitust, lähedust. Ta tunneb, et ta on oluline ja väärtuslik. See roosis ja romantika võib olla ka seoses sellega, et su enda sees on mingi nais- ja meesenergiate ja sisemise lapse aspektid tasakaalustunud. Sa oled sinna valgust heitnud, sa oled sinna oma tassi täitnud. Ja kohe ka muud teemad. Ja oma varjutööd tehes sa oled tundnud tingimusteta armastuse niukest ruumi, nagu ma ütlesingi, iga silmakaares oled sa väga hoitud, sinu suguvõsa väga sind hoiab. Ja siin näitab ka seda, et sul on nagu teelahkmel oled, mis käis tegelikult ka 2026 aasta prognoosis päris palju välja, et teha valikuid, kuid tegelikult selle kaardi trikk on minu jaoks see, enne kui valiku või otsuse teed, sa endaga tervikuks ja ma näen, sa oled seda teinud. Aga self-nurture nii-öelda, et ole endal see, kes ennast hoiab nii tormis kui tuules ja kui ma praegu räägin seda, siis ongi see, et siin näitab küll kaitseingleid, aga ma ka mainisin, et sul endal nii-öelda sa ise tõusid tegelikult, sest sa oled ise endal olnud olemas. Et sa said ka ise endal nii-öelda mingit teatud mõttes mingit tiivad tagasi, sest sa oled ise ennast nurture, toitnud, ise ennast kui tervikut. Ja siis sa oledki tugevam kui kunagi varem ja see on selline väga hea tööriist, et väga hea kaitse, kui sa seda oled ise enda parim sõber, enda kui terviku, oled kontaktis endaga. Räägib ka seda, et sul on vaja ennast mänguliselt ja rõõmuga väljendada.
rääkida, mida sa naudid ja liikuda edasi läbi selle. Sa oled armastatud, tingimusteta armastatud väga paljude poolt. Siin tuleb läbi, et sul on olnud teelahkmel kas raha või armastus. Mina isiklikult arvan, et mõlemad on võimalikud, kui sa endaga saad. Kui sa mõtled juba niimoodi kas küllus või armastus või raha või armastus mingis osas, siis tegelikult see juba näitab, et sa pead veel mingit karma ülesannet tegema. Ühe või teise oma vanemaga. Raha sümboliseerib meesenergiat, on sul isa või ema, kes oli rohkem suuremas meesenergias. Ja küllus on naisenergia, kes oli ema või isa suuremas sellises naisenergia külluse manifesteeringutes. Aga uudis on see, et mitte uudis, vaid juba vana jutt on see, et jõud on sinus endas. Ja kui sa seda mõistad, et sa ei pea tegema valikut raha ja armastuse vahel, vaid et need mõlemad on, küllus ja raha mõlemad on sinu sees. Vali ennast, loo ise seda. Kui sa valid raha, siis tuleb sealt big stop. Sa lähed libedat teed pidi, mis võib alguses tunduda võimsana, aga sellel ei ole sisemist ressurssi näitab. Valik, kindel otsus. Okei, ma näen, keegi on siin väga pressurized valida seda ja ma näen, et tegelikult teda ka manipuleeritakse selles suunas. Tuleb madu, hingest hinge, südamest ollakse väga kahe vahel. Ma ei soovita teha niisugusi nagu armumaagiaid või kedagi kontrollida läbi oma tahte või midagi sellist, sest sellega on alati ohverdamine ja see on loodusseaduste rikkumine. Ohverdamine kas siis selle inimese, kellele tehakse seda maagiat või kui see läbi ei lähe, minul on püütud teha ja see ei ole läbi läinud, siis see läheb tagasi sellele, kes olid selle loojad või osalised. Mitte ainult tellija, vaid ka selle läbiviijad. See pöördub tagasi sinna, sest alati tahetakse saada, see on ohver. Inimesed, kellele tehakse armumaagiat, tihtilugu, ma olen tähele pannud, kui püüakse oma kontrolli alla allutada, need inimesed, üks või teine osapool, tihtilugu, see armulugu lõpeb sellega, et keegi läheb hulluks. Sest see ongi nii, et see on ebaloomulik. Mingi aeg see nii on kahjuks, sest ma ei soovita selliseid asju teha, rikkuda loodusseadusi. Sellepärast on ka nii, et kui sa näed, et keegi teine on muud huvid või teised, siis teadvusta seda ja liigu samamoodi edasi. Aga fakt on see, et kui sa juba pead valima kas raha või armastus, siis see on juba lõhe ja kahestumine ja no nii-öelda. Siis vali ise ennast, siis sul on vaja veel enda elu, et leida täisväärtuslik partner on sul siis vaja enda sees veel neid mõlemaid osasid arendada. Ja et võtta aega endale, saada endaga kontakti. Unistuste keskkond, inimesed, köökreisid. Ja üks viis, kuidas siis oma andeid ja oskuseid rakendada, ongi see, et mäletage seda, et mis anded on su isal ja mis anded on su emal, milles olid nemad tugevad. Kas arvad, et see on juhuslik, et just nemad, isegi kui nad olid karmaatilised vanemad, siis see ei ole siiski looduse poolt juhuslik, et nemad olid sinu vanemad siin. Või kasuvanemad või vanavanemad või mida iganes. Et isegi kui sa kui sa blokid ära, ei taha isegi tajuda, siis sa ei võta vastu nende tugevusi, nende andeid, mida nad isegi teadlikult sulle ei jaganud.
aga läbi inspiratsiooni või läbi iseendaks olemise nad tegelikult lõid seda taiplikkust ka sulle, et ka sina võid seda teha. Näiteks, kui üks vanem oli sul väga maine materiaalne, väga töökas, vastutustundlik, kohusetundlik, rahale keskendunud, kodule loomisele, kõik need praktilised maised asjad. Ja teine oli võib-olla rohkem selline indiviid, loominguline, oma annete rahaks looja, oma firma läbi selle, on taibanud ära oma tugevused ja on need nagu rahaks pööranud ja teinud omadel tingimustel omas tempos oma tööd ja saanud selle eest raha. Või näiteks keegi on mingi eriala see. Ja isegi kui sa ei ole selle eriala, samamoodi selle eriala, selles erialas tugev, siis ikkagi leia see oma eriala ja inspireeri sellest, et nemad ju tegid seda. Ja kui üks oli poolik, ei olnud võib-olla nii, siis kombineeri need. Leia mingi veel kolmas viis selleks. Ühenda neid, sest nad mõlemad olid 50-50. Et sellega sa võtad vastu selle... Ilma, et nad sind õpetasid, vaid nad olid nemad ise, nad toimetasid, võib-olla sa oskad märgata, igal ühel võis olla oma tugevus, mis võib olla selleks. Siin on keegi, kes kas on tahtnud kiirustada, väga hoogu võtnud või tahab seda midagi alustada, millega nagu ja läbi ärevuse on see. Ja siis tehaksegi selline kas üks või teine valik ja need mõlemad võivad olla poolikud, aga tähtis on, et sa saad kõigepealt enda sees tervikuks ja siis sa ei tunne, et sa pead kiirustama. Nagu see ruumikaart ka oli see one, et sa oled tegelikult kohal. Siis sa tunned, et kõik, mis on sulle määratud, jõuab ise sinuni. Ja me oleme nagu üles ehitatud sellisel moel, me peame kõvasti töötama, et jõuda mingini sihtpunktini või kontrollima või hambad ristis midagi või kedagi. Kuid tihtilugu see loob tegelikult väga palju õnnetusi või takistusi, sest see ei ole loomulik viis. Ja need õiged asjad tulevad, kui sa aeglustad, aga teadlikult lood tasapisi. Paljud asjad loksuvad paika, sa võid mõista midagi ja nii edasi. Tahavad tuleelemendid praegu läbi minu siin oma mõtteid väljendada. Just. Tähtis on ka see, et ei tasu üldsegi tunda, jääda kinni mingisse mõttetusse süütundesse või millessegi vastupidi, liigu aina edasi, sest tegelikult oled sa õigel teel. Sa oled õigel teel tegelenud õigete asjadega. Ja ma ei saagi siin täpselt aru, kas see on Lõvi ja Jäär, kes seda ütlevad või nad näevad seda kelleski. Ja ollakse nagu teatud mõttes kahe vahel mingis otsuses või elusuunas. Siin ma näen sellist, et nagu kas emaga õppetund või isaga, kas naissooga või meessooga õppetunnid, sellised valikud. Kas loogika või süda. Ja mina alati oma kuulajatele, vaatajatele, lugejatele soovitan selle kuldse kesktee ehk mees- ja naisenergiate tasakaal ehk loogika ja südame intuitsiooni tasakaal.
siis sa teed kõige paremaid otsuseid. Ja seda loomulikul viisil. Selleks ja väga paljudel on see teema, et süda ja aju ei tee koostööd või kuidas öelda. See tulebki sellest, et on olnud sellised nagu vaidlused meeste ja naiste vahel läbi generatsioone, ühiskollektiivis isegi, kuid looduse soov on, et see tasakaalustub ja selleks ongi self-nurture on ju oma sisemise lapsega rääkida sellest ja luua sedapidi, et ka see on võimalik. Eelkõige enda sees. Saavutatakse küll võit läbi selle protsessi, mis sa oled teinud. Et ma näen siin selget arengut ühiskollektiivis. Ja kuidagi jääri ja lõvi tahad öelda veel lisaks, et on vaja luua või manifesteerida nii-öelda jõulisemalt või konkreetsemalt. Nemad tahavad väljendada ja seda kas kirjutamise või eneseväljendamise teel. Et lihtsalt mina tahaks lisada, et mitte kiirustada lihtsalt, et sügavuti. Ja siin on väga vastandlikud energiat, nagu mingi liiga tormakad energiat, natuke selline kämbu ja sellised, et kas kulvikiri ja teemad like this. Võib-olla mina omalt poolt tahan öelda, sest tegelikult Merkuur on ka kaksikute planeet ja ma tahan ka kaksikuna, ma arvan, et ma juba päris palju olen siin kaasa rääkinud ka, täiendanud, rikastanud veel seda infot, et mitte kiirustada sellega. Emotsionaalne intelligentsus, just. Siin on uus energia läbi sellega, et on saadud endaga väga head kontakti. On veel aega. Võiks isegi öelda, et on mingi oponopono. Ehk mul on kahju. Palun andesta. Ma tänan. Ma armastan sind. Et suhtlus universumiga. Ehk siis see ongi see, et nagu varjutööst on aru saadud, mul on kahju, et ma olen niimoodi teinud. Kas see on nüüd soovitus või keegi on seda teinud, aga igastahes seda võiks teha, kes veel ei ole. See on ka varjutöö. Mul on kahju, et näiteks ma eelmises elus midagi sellist tegin. Palun andestust, palun vabandust. Mul on kahju. Ma tänan, et ma saan uue võimaluse. Ja ma armastan. Et selline universumiga suhtlus, see ei pea isegi olema indiviidiga kellegi. Aspektiga nii-öelda on see suhtlus. Väga kõrged vibratsioonid, väga veevala ja ajastu vibratsioonid. Ja see varjutöö on olnud midagi suguvõsaga. Teadmatusest. Sina oled see chosen one, kes mõistab. Siin on väga busy beat, siin on keegi, kes on töökas asjalik samamoodi. Võib-olla vahel liiga mõistuses, liiga eesmärkidele keskendunud, et ei märgata või püütakse liiga kontrollida ja ei märgata, et mõned asjad loksuvad ise paika. Et parim viis on lubada. See on kõige ausam, kõige jätkusuutlikum.
kõige loomulikum, kõige naturaalsem, tingimusteta armastus läbi töö iseendaga. Soovitus võiks olla, see lõviga soovitab, et olla rohkem selline loominguline, sest nutti on siin, nutti siin on, kontakt universumiga on hea, on vaja luua midagi. Et olla mänguline, loov, kombineerida uut ja vana, traditsioonilist ja midagi täiesti sensatsioonilist. Selline soovitus. Jaa. Soovitus käia oma põhjanaela, põhjatähe suunas, oma uue elu eesmärkide suunas. Olete õigel teel ja luua elu nii, et see oleks nagu naudinguline, et seal oleks oma valitud seltskonnal hea ruum, küllus, raha, käsikäes. Sisemise lapse töö tuleb. On tehtud head tööd sisemise lapsega. Ja sina ise oledki oma sisemise lapse päästja, kaitsja. Tehes seda, sa ise tõused. Tehes seda, sa ise tõused ja julgusta oma sisemist last, aga ka oma last või kui sa töötad lastega, julgusta neid väljendama. Eneseväljendust ja luba neil väljendada nii, nagu neil on. Ja sellest nõrkusest võib saada nende tugevus, mis on imeline, mis on väga eluterve. Väga paljud, uskumatult palju inimesi maadleb sellega, et nad ei julge ennast väljendada. Neil on blokeeringud. Minu juures on ka kliente käinud väga paljusid, kes on selle blokeeringuga hädas olnud, aga kes kas on juba selle enda elus oma tugevuseks või elutööks muutnud, väga külluslikult nõutud elutöö, abistavad teisi lapsi ja teisi inimesi selle teemaga. Või nad on seda sinna liikumas, sinna suunda. See on igatahes eluterve. Eneseväljendus paneb energiat liikuma. Loob lähedust, loob kontakti. Ka mina olin lapsena pigem selline introvert. Mul oli kogu aeg kurguprobleemid, ma olen seda ka varem rääkinud. Nüüd on minu töö eneseväljendus teistega jagamine, kommunikatsioon, kaksikuna siin ei saagi muud moodi olla. Ja pigem see on minu tugevus, see on mulle elu muutvaid, minu elu täielikult muutnud. Ma olen väga palju saavutanud tänu sellele, et ma olen ennast väljendanud ja ennast kehtestanud ja nii edasi. Ja ma olen tähele pannud, et elu saadab mulle inimesi, kes kas on samamoodi seda teinud või nad on seda tegemas või nad ei julge ja nad soovivad julgustust läbi minu. Et see on nagu toimunud automaatselt nii, sest see on midagi, milles mina olen võitu saanud. Nii et kui ka sinul või sinu lapsel on midagi selle teemaga, siis tea, et see sõnum võis olla ka sulle praegu. Ja jaanuaris ja veebruaris on siis soodukad. Jaanuaris on veel natukene järgi jäänud paar seda koha peal kohtumise aega.
ja veebruarikuus on kõik minu tooted ja teenused minu koduleheküljel –14% sellest hinnast, mis on kodulehekülgedel. Need siis on raamatud, seansid, selline sümboolne 14 ehk 14 veebruar on siis sõbrapäev ja terve sõbrakuu ehk veebruarikuu see –14% allahindlust siis kehtib teile. Ja kõik, kes osalevad, nende vahel ma loosin kuu lõpus ka 2 auhinda. Selle kohta ma panen postituse siia alla. Panin ka postituse YouTube'i sinna oma postituste sekka, panen ka siia video alla. Saad tutvuda, kui see sind kõnetab. Nüüd mul on õige pea Teamsi kõne Holland-Eesti, Eesti-Holland. Väga põnev, et tänapäeva maailmas on kõik võimalik ja sinuga me kohtume. Nägemist!